tere tulemast ja tere hommikust! Ma olen saanud mingi pisikese külmetuse ja ma absoluutselt ei imesta, sest ilmselgelt kui see salli ja mütsi ei kanna süüksi ilmaga, nagu meil praegu on, mitte et ma kurdaks, ma olen väga lumeinimene ja nagu jõuluinimene, aga ma sain külmetuse, nii et see ei ole väga fun. Ma pean teid nii palju asjadega kurssi viima, sest ei kujuta ette ka, kui palju asju on juhtunud praegu mu elus, jõuludega, muide jõulud on väga suure küsimärgi all siin kanalil praegu, nii et tere tulemast Vlogmasti! Meil on natukene hektiline hommik täna, kell on 12 ja ma alustan vlogi suht hilja ja üllatavalt ma ei ole väga ammu teiega rääkinud enda autos, mis tegelikult ma pean tunnistama, on väga mugav vahelduseks. Aga ma käisin just ühele brändile sotsiaalmeedia sisu filmimas, selle tõttu me alustame ka vlogi väga hilja ja nüüd selle sisu peab õigesse kohta ära viima, nii et selles mõttes meil on väga tegus hommik olnud. Enne kui me tegelikult pikemalt hakkame rääkima kõigist asjadest, siis me peame tegema väikse kaubasõidu. Kauba all ma mõtlen tegelikult asju teile. Väga exciting. Ma olen tellinud teile väga ägedad asjad. If I do say so myself. Ei ütle teile, mis. Hoiame seda põnevust ikka üleval. Ja siis lähme juba õigete asjade juurde nagu jõulud. Mis toimub üldse praegu? Nii et hakkame tegutsema, sest et see kell on niigi palju juba. Täiesti uskumatu, aga mõnikord, kui ma istun enda autos ja inimesed pargivad mu ümber, siis mul on iga kord selline tunne, et napilt keegi sõidab sisse mu autole, nagu see pargitud on. Ehk siis see on täiesti haige mõelda, mis su auto ümber tegelikult toimub, kui sind ennast siin ei ole. Ja mul on pigem nagu hea meel, et ma ei tea, mis selle ümber toimub, sest et ma arvan, et mul oleks kogu aeg mingi närvivapustuse ääre peal. Mu aju oleks närvivapustuse ääre peal põhimõtteliselt, ma arvan. Meil on täna väga palju teha, meil on väga palju kohtades vaja käia, nii et ma pean teid kodus väga kiiresti kurssi viima kõigega, mis toimunud on. Ja. Mida ma siin ikka keerutama hakkan, ilmselt me peame kohe rääkima elevandist ruumist, sest et te juba taustast saate aru, et midagi on väga off meie korteris praegu ja see on ka esimene life update, mida ma teiega jagama pean, sest et see on üks suurimaid. Ja ühesõnaga kokkuvõttes, mis siin toimub, on kaos. Tšau, Lunčik! Tšau! Jaa! Meie tööde juhataja. Minu mustad sokid, ärme neid vaata. Tšau! Tere! Tšau! Põhjus, miks mu tuba näeb selline välja, nagu see oleks osa meie koridorist ja kõik on täiesti pilla-palla. Me otsustasime enne jõule hakata tegema remonti, mis tegelikult on olnud plaanis juba praktiliselt üle poole aasta, aga millegipärast kõigil on nii kiire olnud ja praegu tundus see kõige õigem hetk, et seda teha. Kiire ülevaade, mis siin toimub. Meie koridor on hetkel minu magamistuba, sest et kõik, isegi mida me ei plaaninud teha, me seda teeme, milleks on, me võtsime üles esiku põranda. Meie esik näeb hetkel siis selline välja. Katastroof, kergelt öeldes. Liigume edasi meie endisesse kööki, mis ei jää enam köögiks, vaid siia tuleb suur tuba. See on meie ajutine köök, kuni me saame uue köögi tööle ja siis see läheb kõik minema. Ja see sein siin taga, mis on siis selle köögisektsiooni taga, läheb kõik minema. Sellest tuleb üks suur avatud ruum. See sein läheb minema. See läheb minema. See kapp, mis seal taga on, see ei lähe, vaid see jääbki meie suureks kapiks.
selline olukord tal hetkel on, ehk siis kogu see space siin kategooriliselt muutub. Köögi planeerimisega kaasnevad ka suured otsused, nagu milline tuleb köögikapp, milline on tasapind, millised on uksed ja nii edasi. Ja praegu ma pidingi tegema selle otsuse ära, et milline meie tasapind tuleb. Me kasutame päris kivi, otsustasime, et me ei võta mingit plasti, vaid tuleb päris kivi. Kas siis see, mis on nimi Vienna või selline hästi tagasihoidlik marmor, siis see Noble Areti Bianco. Ja me jäime selle juurde lõpuks, oli ühine otsus kõigi osapoolte vahel ja selline tuleb siis meie terve köögi tasapind pluss köögilaud. Ja kuna meie köök on planeeritud väga-väga targalt, ma ise ütleks, siis tuleb väga palju seda tasapinda ja ilmselgelt olete hetkel ehitusplatsil, nii et te kuulete taustal ainult ehitusmüra, so sorry about that. Aga jah, ma alguses mõtlesin, et see oleks päris lahe, et see on niisugune nagu väga tagasihoidlik muster, aga siis kuidagi, ma ei tea, see marmor tundus nagu loogilisem, et see siis võib-olla jääb kunagi tulevikuköögiks. Mul on tunne, et selle köögi tasapinna me saime suht kiiresti otsustatud, arvestades, kui palju seda valikut oli, sest alati, mida rohkem valikut sa annad inimesele, seda raskemaks see otsustamise üldse tegelikult teeb, kuigi arvaks, et vastupidi. Ma ei kujuta ette, kui kaua meil tegelikult see remont lõpuks reaalselt aega võtab, aga ma ise enda vaimusilmas olen mõelnud, et meil saab see kuskil 15-16 detsember läbi, ehk siis mul on ikka aega, et kodu dekoreerida jõulude jaoks. Ma olen natukene lisanud uusi asju enda jõuludekoratsioonide kollektsiooni, nimetame seda niimoodi, sest et ma ei hakanud mingi mega palju stuffi see aasta ostma. Ma lihtsalt tahtsin mingeid selliseid väikseid lisa asju, mida mul enne ei olnud, või siis mis on natukene teises värvis, mis ma mõtlesin, et võiks nagu olla. Ja see, et mina võib-olla dekoreerida ei saa, ei tähenda, et teie ei pea dekoreerima. Ja ma mõtlesin, et ma teen teile sellise väikse minihooli, et mis ma siis see aasta endale dekoratsioonideks juurde ostsin, et kui ma neid üles panna ei saa, siis vähemalt ma saan teile neid ikkagi näidata. Need ei olnud lihtsalt raha raiskamine, vaid ma päriselt nagu nendest on ka mingi kasu. Ja Luna siin juba päris aktiivselt retsib ühte nendest asjadest. Alustame kohe siis mingi kõige esimesest asjast, mis ma tegelikult ostsin, sest see oli kusjuures kõige esimene asi, mis mulle ka silma jäi see aasta. Kuidas see kirjeldaks seda? Ideaalne närimismänguasi. On nii, jah? Kõige esimesena, mis ma tegelikult see aasta endale ka ostsin ja mis mulle kõige esimene silma jäi, oligi siis see kuusk. Tundub väga tavaline, väga lihtne ja tegelikult see aasta ma olengi üritanud hoida kõike väga lihtsa ja neutraalsena, neutraalsete värvidena. Kui eelmine aasta mul oli hästi palju selliseid klassikalisi jõuluvärve nagu punane, roheline, siis see aasta ma olen üritanud hoida kõike pigem neutraalse poole peal, ehk siis sellised valged, puit, natukene kuldsed, mitte küll väga palju, aga siuke natukene kuldset, et natukene glammi anda juurde sellele jõulufiilile. Ja ma ostsingi Horteses siis sellise kuuse. Ma ausalt ei oska seda ideaalselt kirjeldada teie jaoks, aga ma loodan, et kui ma siia lähemale toon. Nagu te näete, siis nendel ketastel on ääres tekstuur, mis minu arust annab väga palju sellele juurde, arvestades, kui lihtne tegelikult see kujundus sellel on. Ja ma mõtlesin tegelikult, et ma ostan sellised 2 tükki, et neid on hästi tore panna kuskile kappide peale, telekakonsoolide peale. Ja ilmselgelt, nagu ma teile enne mainisin, me elame siiski praegu ehitusplatsil, nii et kui te kuulete puurimist, kui te kuulete mingit saelõikamist, siis see on praegu minu elu. Couldn't be more happy, sest ilmselgelt ma tahtsin väga, et see remont juhtuks. Et see küll täpselt enne jõule juhtus, kõige stressirohkemal ajal, siis okei, sa pead kohanema sellega, mis elu sulle viskab tee peale. Järgmiseks ostsime Pepkos siis sellised veelgi kuused.
teises vormis, aga mis mind köitis, oli tegelikult selline lambakasuka detail, mis siin keskel on, siuke hästi pehme. ma ostsin neid 2 tükki, tegelikult ma tahaksin kõiki kaunistusi alati osta paaris, et siis on hea kasutada näiteks mõne kapi peal ära või niimoodi. ja neid ma mõtlesin ka, et kas siuke telekalaual või riiulitel või siis kasvõi isegi köögis paned siia veel mingi siuke küünla kõrvale mingid asjad. mul ei ole see kõik veel läbi mõeldud, aga ma tundsin, et need on toredad. Need maksid 5 euri Pepkos, ilmselt neid veel on. Nii et kui sulle tundub see tore, siis ilmselt sa Pepkost veel leiad neid. Järgmiseks minu nõrkus on täiega dekoratsioonide koha pealt igasugused erinevad majakesed. Nagu näiteks ma ostsin selle savist, mattsavist majakese ostsin ka Pepkost. Maksis jällegi 4 euri vist oli. Võib-olla see silt on veel alles. Ei ole. No siuke 4-5 euro kandis ta oli. Ja igasugused majakesed on minu nõrkus ja me käisime üks päev Selveris ja täiesti siuke tühja koha pealt tuli mõte, et läheks vaataks siis sinna ka dekoratsioonide osakondast. Mul tuli meelde, et eelmine aasta tegelikult seal oli ikka päris ägedaid asju. Ja ma leidsin sellised puidust majakesed, need on mitmes eri suuruses, siin on üks 3. väike suurus ka. Ja ma ei tea, paljud teist mäletavad minu eelmise aasta dekoratsioone. Tunnen, kuidas mina läheb lihtsalt iga minutiga aina rohkem kinni, aga ma olen üle sellest. Only good vibes, only Christmas vibes here. Ei mingi haiguserikused ära. Mul on nõrkus majakeste vastu, kui asi puudutab jõuludekoratsioone, sest et ma ei tea, neid on nii palju võimalik erinevates kohtades kasutada ja sa saadki igast riiulite peal ja nagu kasvõi laudade peal, kus iganes. Igatahes neid võimalusi, kuidas neid kasutada dekoreerimise juures on väga palju erinevaid. Ja ma ostsingi 3 eri suuruses neid ja kusjuures ma vist seda ei mainingi teile. Kõik need asjad, mis ma see aasta ostsin, on soodukatega. Kõikidele oli mingi ülihea diil, ilmselgelt sellepärast ma ka tegelikult oma jõulukollektsiooni täiendasingi. Maja tüki hind oli 70 senti. See maja siis oli 70 senti ja see oli euro. Kui see ei ole hea diil, siis ma ei tea, mis on, sest et tavaliselt selliseid asju sa ostad mingi 10 euri ja siukse raha eest, aga eur on väga hea hind. Aga noh, nagu ma ütlesin, see oli soodukaga ja ma ei tea, kas see soodukas veel kehtib. See on põhiliselt kõik, mis ma siis ostsin just nagu riiulite, laudade, kappide, kõigi selliste asjade dekoreerimiseks. Nüüd me liigume edasi kuuse dekoratsioonide juurde, sest minu arust kuusk ongi see keskmine osa, see centerpiece, mis tõmbab su tähelepanu ja mis tekitab sinu selle ehtsa jõulutunde. Ja kuuse jaoks ma ostsin tegelikult päris mitu uut asja. Kuna meie vibe see aasta on ikkagi siuke naturaalsem, neutraalsemad toonid ja nii edasi, siis ma pidin natukene ka varuma sellist tooni kuuseehteid. Eelmine aasta ma teile mainisin ka, et ma reaalselt vaatasin igasuguseid erinevaid kuuse dekoreerimisvideost, et kuidas õigesti kuuske dekoreerida, et see näeks välja nagu see oleks mingi poest tulnud. Ja soovitati kasutada siis erinevaid selliseid oksasid ja need olid samuti ka raudtast soodukaga. Üks oks oli 2 euri, mis on väga õiglane hind minu arust selle eest. Isegi see 4 euri, mis oli, on täiesti normaalne hind, sest et see on väga siuke kvaliteetne, ta on hästi pikk oks. Ja ma ostsin neid päris mitu tükki, ma ostsin 5 tükki neid oksasid, sest et ma mõtlesingi, et neid saabki nagu kuuse sisse pista erinevatesse kohtadesse täitematerjaliks, et need kohad, mis on tühjemad, et siis sinna panna. See annab nii palju kuusele juurde, et ei kujuta ette ka. Ja ma väga soovitan, kui sa ei ole varem siukeseid asju kasutanud kuuse dekoreerimiseks, siis 100% proovi, see on täielik game changer ja ma arvan, et sinu kuusest saab väga kergelt nende asjadega showstopper ja kõik ilmselt imetlevad su jõulukuuske ja on veits kadedad. Ja kui sa ei taha neid kuuse sees kasutada, siis miks mitte panna vaasi. Neid 5 tükki, ma usun, et minu kuuse suurusele mul on 1,80 m kuusk. Et see on väga okei kogus, sest et peale nende okste ma ostsin Pepkost ka sellise suure kuldse oksa. Selle hind oli 4 eurot, jällegi ütlen väga õiglane hind, sest et arvestades selle suurust igati väärt ja ma tegelikult ise mõtlesin, ma ostsin ühe, ilmselt ma ostan ühe veel, jällegi olenevalt, kas me jõuame kaunistada üldse see aasta jõuludeks või mitte. Aga mis mu idee sellega oli see, et ma harutan need oksad siit lahti ja siis ma kasutan siuke 3 puntidena seda kuuse sees, et see üks oks on väga tihe, nagu tõesti isegi kaamerast ei tundu see nii tihe, aga see on väga tihe, et ma usun, et ma saan siit lõigata need lahti ja teha siuksed väiksed DIY oksad ja samuti nagu ka eelmistega siis pistan need igasugustesse tühjadesse kohtadesse. Ma usun, et need komplimenteerivad üksteist väga hästi, et ma ei tahtnud, et kõik sama tooni oleks. Ja viimasteks oksteks, mis ma ostsin, mul on eelmisest aastast muidugi ka need kuldsed suled ja asjad, neid ma kõiki kasutan ka see aasta. Aga ma ostsin juurde, et balansseerida seda kuldset ära, ostsin valged oksakesed ja need näevad välja nagu siuksed lumemarjad.
selle oksahind oli vist euro ja ma ostsin neid 4 tükki. Ilmselt oleks võinud veel osta, aga noh, need lähevad tegelikult kuuses sinna kohta, mida sa näed, et sinna taha ju keegi ei pane dekoratsioone. Või ma olen ainuke, ma olen suht kindel, et enamus inimesi ei dekoreeri kuuse tagust, et nagu sihuke nähtav koht on see osa, mida sa dekoreerid ja ma usun, et 4 tükki on nagu päris okei selle koguse kohta. Kuna ma ostsin Pepcost need lambanaha moodi asjaga kuusekesed, siis ma mõtlesin, et päris tore oleks seda stiili kanda edasi ka päris kuuse peale, nii ma ostsin sellise päris karvase pehme detailiga kuusekesed ka päris kuuse peale, nii et väga palju kuusekesi on meil see aasta. I don't know what's up with that. Ma ostsin neid 4 tükki ja need tulid ka Pepcost. Euro oli ühe hind, jällegi väga normaalne hind minu arust kuuse ornamendi eest. Järgmised natukene erilisemad kuuseehted, mis ma ostsin, on Hortesest ja need on minu arust ka kõige kallimad nendest. Ma isegi ei tea, kas mul hinnas on küll küljes. Mul on alati meeldinud, kui inimestel on kuuse peale pandud piparkooke või piparkoogi majasid. See on lihtsalt nii äge dekoratsioon minu arust. Tõesti sobib absoluutselt iga stiiliga ja kui Hortesesse tulid sellised piparkoogi mehe ornamendid, siis ma teadsin, et ilmselgelt ma pean endale see aasta need ostma, sest eelmine aasta ma neid ei ostnud, kuigi ma väga tahtsin. Ja need siis on ka siuksed natukene väljapaistvamad kuusehted. Ja siis ma võtsin ka 5 tükki siis selliseid sädelevaid valgeid kuusepallikesi, aga nad ei ole tavaliselt. Ma vaatan, kas te näete ja tal on siukesed puidust helmed peal ja ma mõtlesin, et ideaalselt sobib kokku selle stiiliga, mis ma üritan saavutada see aasta. Ja viimaseks muidugi ma ostsin ka täiesti tavalisi kuulikesi juurde ja kuna mul on siukseid tumepruune kuulikesi, mida ma kindlasti see aasta ka kasutan. Eelmine aasta ma nii palju ei saanud kasutada, sest mul oli ülipalju punaseid kuuseornamente. Siis see aasta ma kasutan tumepruuni ja ma ostsin Pepcost juurde sellise kuulikeste komplekti. Kuidas nad ise kutsuvad? Ja ongi kuulikesed. Ja tegelikult see on üli hea diil, sest et terve see karp oli 5 euri. Mul on tunne, et siin on sees siuke 20 kuulikest, aga need tekstuurid, mis siin sees on, ei ole täiesti tavalised, et 5 euro eest saada mingi nii ägedaid kuuse ornamente, neid on tegelikult väga hea hinna eest saadud, sest et ma ilmselt ei zoom'i ära, sest et see on nii läikiv, aga kui te näete, siis siin nurgas näiteks on siuke natukene teistsuguse tekstuuriga kuulike, mis tegelikult näeb natukene luksuslikum välja kui minu arust nagu sellised läikivad. Ja see näeb nii äge välja, pluss need suured kuulikesed, mis siin on. Väga hea täitematerjal ja samuti natukene silmapaistvam kui täiesti tavalises suuruses kuulikesed. Põhimõtteliselt see ongi kõik, mis ma selleks aastaks ostsin. Ei välista seda, et ma midagi juurde ostan ja ilmselt kui ma ostan, siis te ka saate sellest teada. Nii et tõmbame selle minihooli osa kokku ja lähme päevaga edasi. Täpsemalt siis õhtuga, sest et õues on juba nii pime. Päris mitmed tunnid on juba mööda läinud ja ma olen väga oiliks näost läinud, aga that's okay, sest et tegelikult natukene tõsisemat juttu ka. Aloo. Ma näitasin teile meie hetkeseisu meie praeguses köögis. Ma näitasin teile, mis meil toimub esikus. Ma tegelikult ei näidanud, mis toimub meie tulevases köögis. Nimelt meie köök tuleb siis siia, kus meil enne oli see väike chillimistuba, mis oligi tehtud. Me teadsime, et see on ajutine ja värki-särki, aga see oli ainuke nagu tuba, kus me saime mingi chillimistoa teha. Aga nüüd meil tuleb avatud planeeringuga korter praktiliselt, nii et meil läheb 2 seina maha, nii et 4-toalisest korterist saab 3-toaline. Ehk siis meil saab olema köök, suurtuba koos ja siis 2 magamistuba. Ja ma tahangi näidata, et mis olukord meil siis nagu siin köögis valitseb. Aga ma tahan teile meelde tuletada, et see kõik peab olema valmis 15. detsember. Nii et ma ei tea, kui realistlik see on. Meie current situation praegu on siis selline. Meil on üleval kapid, need on kusjuures väga kõrged kapid. Siis ma kohe seletan ka, mis meil tegelikult siin hakkab olema. Siia tuleb siis see töötasepind, eks ju kõik, kus meil see vineer praegu on. Sinna taha tuleb kraanikauss. Siia tuleb maast laeni siis külmkapp.
ja siis külmkapi kõrvale tulevad ka kapid alla, sihuke natukene õhem kapp, aga tuleb ka töötasapind, seesama kivi. Ja siis akna alla tuleb meil samuti seesama kivi, ehk siis see töötasapind jätkub kõik, läheb kuni seinani välja ja sellest tegelikult saab meie laud, ehk siis sinna alla mingit kappi ei lähe, sinna jääb tühimik ja me paneme sinna alla siis taburetid. See kõik mu peas, kusjuures tere! See kõik mu peas tegelikult kõlab väga hästi, aga kas see nagu realistlikult toimib ka, seda ma ei oska teile veel öelda. Aga hoidke mulle pöial, sest et ega ma tegelikult ei tea, kui kaugel me selle ajaga jõuame. Kõik on korras, yes, let's go. Okei, vist on kõik paigas. Meil on reaalselt 10 minutiks korteris vaikus ja kui ma ütlen 10 minutiks, siis ma nagu päriselt mõtlen ka 10 minutiks. Meil mindi just mingeid tööriistu, mingeid asju tagasi andma, et midagi laenutati. I don't know, see pole minu teema. Aga ma mõtlesin, et ma kasutan tegelikult seda 10 minutit ikkagi targalt ära ja et ma saan natuke teiega rahus rääkida, nii et ma ei pea muretsema, et ei kuule mind. Ma tegelikult tahtsin teiega jagada natukene nagu enda tervise kohta ka infot, sest et ma tunnen, et ma ei ole ammu enam nagu tervisest rääkinud ja kuigi ma tahaksin teiega teile siin videos jagada igasuguseid jõuluretsepte ja ma tahaksin teiega mingeid trennialaseid asju jagada, siis kahjuks kuna see ei ole hetkel selle remondi pärast võimalik, siis ma loodan, et teil on ikkagi seda videot ka olnud huvitav vaadata ja ma loodan, et ma juba peagi saan teiega enda tavapärast sisu jagada, aga seni, kuni seda ei ole juhtunud, siis ma vähemalt saan jagada asju, mida ma ei ole enam ammu tegelikult teiega jaganud. Kunagi ammu, isegi päris YouTube'i algusaegadel jagasin ma teiega sihukest infot enda kohta, et mul on polütsüstilised munasarjad, mis nagu enamus inimestele ilmselt ei ütle midagi. See ilmselt on selline termin, mida teavad ainult need, kellel on see diagnoositud, täpselt nagu on endometrioosiga, eks ju. Üllatavalt, kui ma kunagi mainisin teile polütsüstilise munasarju, siis ma sain nii palju kirju erinevalt noortelt naistelt, kes ütlesid, et oh my god, mul on vist seesama asi või et mul on ka see diagnoositud ja ma ei ole mitte kunagi abi saanud ja ma olen nende inimestega täpselt ühes paadis. Ma ei ole mitte kunagi abi saanud selle conditioniga, kui mul tuleb eestikeelne sõna, siis kuhugi see siia ilmub, aga ma ei ole mitte kunagi abi saanud ja see ausalt öeldes oli väga frustreeriv minu jaoks väga pikalt, sest et sa ikkagi eeldad, eks ju, et kui sul on midagi viga, su tervisega midagi nagu valesti, siis sa saad arstide käest abi, aga kahjuks polütsüstiliste munasarjadega sellist abi mina ei saanud ja natukene siis nagu taustalugu ka. Ma käisin nii eraarstide juures, ma käisin haigekassa poolt rahastatud arstide juures, ma sain kõigilt täpselt selle sama vastuse, vahet pole, kas ma maksin sellele arstile mingi 300 eurot pluss testid või ma ei maksnud midagi ja haigekassa maksis selle minu eest. Sain ma täpselt sama vastuse, mis tähendas seda, et mulle öeldi, et pillid on su ainukene lootus ja see ju kuidagi otseselt su elu ju ei mõjuta ja me ei näe, et miks nagu üldse kuidagi nagu midagi üldse tegema peaks. Et see on tegelikult väga-väga frustreeriv olukord, kus olla, eriti kui sa oled noor naine. Minul diagnoositi see, kui ma olin 15, ma ütlen, ja ma olen nüüd 20, sain 24. Ma olen terve selle aja pidanud nagu sellega mingis mõttes, olen pidanud rahu tegema sellega, et mul see on, et ma ei saagi sellest kunagi lahti. Aga nüüd ma täiesti juhuslikult sattusin sellise tüdruku Instagrami peale nagu Maria Maarja ja tal on ka see koduleht mariamaarja.com ja ta on tulnud välja programmiga, mis on siis hormoone balansseeriv toitumisprogramm ja see keskendubki sellele, et sa saaksid abi enda polütsüstiliste munasarjade olukorrale, endometrioosile, üldse hormonaalsele tasakaalutusele, et sa saaksid sellele abi, aga mitte sellise klassikalise meditsiiniga ehk siis ravimite ja pillidega, mis tegelikult otseselt ei aita, vaid toitumisega. Ma olen väga sügavalt selle usku, et ma usun, et kõik algab meie soolestikust ja meie endist. Me oleme käed löönud, et minust saab tema katsejänes ja ühtlasi olema siis ka teie jaoks tegelikult katsejänes, sest kui sa oled keegi, kellel on olnud alati probleeme hormoonide tasakaaluga, kui sa oled keegi, kes kannatab endometrioosi all, polütsüstiliste munasarjade all ja sarnaste haiguste all, siis ma arvan, et sellest, kui see toimib, kui see kava toimib reaalselt,
siis sellest saavad väga paljud naised abi. Kindlasti jagan teiega selle kava kohta rohkem, kui ma tean selle kohta rohkem, aga ma tahtsin teile öelda, et ma hakkan siis sellist kava jälgima, mis on siis nagu toitumisprogramm ja ilmselt hakkate väga palju minu vlogides kuulma tegelikult sellest, sest et see saab olema ilmselt üks osa minu elust mingiks perioodiks, et kui see aitab, siis ilmselt kogu mu eluks puhtalt enda ja teie pärast, kes võib-olla vajavad ka seda abi. Ma tahan selle teekonna ette võtta ja proovida ära, et kas siis nagu selline kava aitab. Ma lihtsalt tunnen, et mu hääl hakkab aina rohkem ära minema. Oh my god. Oh, mul tuli just meelde, et ma täna just teile vist rääkisin ka, et ma olen oma siukse jõulumeeleolu või Christmas spiriti kaotanud ja nüüd ma tõmbasin kapist välja enda jõulutassid ja ma praegu vaatan, et siin on mingid mõrad sees. Okei, need mõrad ei ole seespool, nii et valehäire, kõik on korras. See annabki rohkem neile mingi vintage välimuse minu arust, nii et selles mõttes okei, all Gucci. Üritame saada selle jõulumeeleolu tagasi ja ma loodan, et ma suutsin ikkagi teile siin vlogis natukenegi jõulumeeleolu tekitada. Aga ilmselgelt me lõpetame positiivse noodi peal, sest et meil on ju selle video giveaway veel tegemata ja mul on teile nii põnev giveaway ja ma pean selle kohe tooma, sest et ilmselgelt ma pean teile näitama, mis siin giveaway's on. Need pakid, mis ma video alguses autosse võtsin, need on kõik teile. Nii et selles mõttes ma ei ole neid veel avanud, aga nüüd nagu peaks seda vist tegema. Tänase giveaway auhinnaks saab olema diffuuser. Ma olen nii palju haipinud diffuuserid üles, et see isegi tegelikult ei tule šokina, et ma annan teile diffuuser ära. Mulle megalt meeldib selle diffuuseri disain, see kate on tehtud kivist ja ma arvan, et see sobib absoluutselt iga inimese koju. See näeb nii sleek välja, mul endal isegi pole nii sleek välimusega diffuuser, nii et ma tahtsin teile ikkagi midagi ilusat võtta ja see on kusjuures seesama diffuuser, mis ma teile linkisin kingituste video all. Selleks, et seda giveaway'd võita, ei pea see tegelikult midagi väga konti murdvat tegema. Lihtsalt olema subscribe itud mu kanalile seal all. Nii et kui sa ei ole subscribe inud, siis kindlasti tee seda. Ja kommenteerima siia video alla, siis ma lihtsalt tean nagu, keda võitjaks valida. Ja teate, vahepeal te kirjutate nii ägedaid kommentaare, nii et mul on nagu päriselt põnev lugeda neid, nii et jäta siia video alla kommentaar. 3. tingimus ei ole kohustuslik, aga ma olen mega tänulik kõigile, kes seda otsustavad ikkagi teha, sest see on mulle väga suureks abiks ja motivatsiooniks on see, et jaga seda videot enda Instagram stories. Jaga, kuidas sa vaatad seda või äkki sa said mingi kasulikud tippisid ja tag'i mind kindlasti ära, et ma näeksin, et sa oled seda jaganud. Ma panen teid kõiki eraldi kausta ja nii on sul topelt võimalus tegelikult seda giveaway'd võita. Giveaway võitja teen ma teatavaks 13. detsember. Aga nagu ma ütlesin, siis ma loodan, et teil oli seda videot huvitav vaadata ja meie näeme juba järgmises videos. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine.